Tere tulemast järgmisele Primendi webinarile. Minu nimi on Edward Salmus. Mina täna räägin sellest oma kogemusest, kuidas lihtsustada igapäevast IT-haldust, milliste keerukustega olen mina kokku puutunud ja mida ma olen siis kasutusele muutnud oma töövõtetes, infras ja milliseid soovitusi ma jagan. Räägin ka elulistest näidetest ja hakkan peale. Kõigepealt tänane webinari kava on, kõigepealt räägin natukene üldiselt, mis on IT-juhi ja IT-halduse kõige suuremad väljakutsed. Siis tutvustan tööriistu, millega ma olen saavutanud kõige suuremaid võite. Räägin natukene ka platvormist lähemalt, nendest tööriistadest ja põhimõtetest, mida on hea hoida. Ja kindlasti puudutan ka üldist turvalisust, et kuidas seda kõike teha niimoodi, et mina IT-juhina saaksin öösel rahulikult magada, teades, et kuskil midagi ei ole pahasti. Aga mis on siis IT-juhi kõige suuremad väljakutsed IT-halduses täna on see, et äri areneb, äri tahab saada pidevalt uusi ja moodsaid tööriistu, koostöötamise keskkondi ja tihtipeale need on kolmandate osapoolte rakendused. Siis kuidas seda kõike liita olemasoleva infraga, kuidas seda hallata ja kuidas tagada näiteks sadadele töötajatele või siis välistele partneritele sinna niimoodi ligipääsu, et oleks ka ülevaade, et kes saab ligi. Tihtipeale juhtubki see, et saab antud ligipääs, aga siis see ununeb näiteks. Või siis on kuskil mõni lahkuv töötaja, kelle konto ei ole mis iganes põhjusel kuskilt tööriistast kinni läinud. Ja üks mõte ongi see, et arutada seda, et kuidas peaks üks IT-juht mõtlema, üks IT-juht, IT-haldusjuht mõtlema, et kui ta võtabki kasutusele uusi tööriistu ettevõttes. Ja asi, millega ma ise igapäevaselt maadlen, on see, et mis on need uued standardid või mis on need tänapäeval mõistlikud hoiakud, mida peaks siis arvesse võtma või siis kasutusele võtma. Et kust tuleb informatsioon, mida valida ja mida näiteks üldse vältida. Aga põhiline hoiak on see, et kui ettevõte kasvab, infra kasvab, töötajaid tuleb juurde, töötajad vahetuvad näiteks ettevõtte sees, mis on tegelikult IT-halduse üks kõige suuremaid elemente, on töötaja ja töötaja seadmed, siis selle peale kulub igapäevaselt päris palju aega ja protsessid peavad olema ettevõtte sees paigas, et näiteks, et personaliosakond teavitab iga kord, kui tuleb uus töötaja, et ettevõttes on üks inimene, kes omab terviklikku ülevaadet ettevõtte töötajatest, siis see on hea alus sellele, et IT-osakond saab omada terviklikku ülevaadet ligipääsudest, seadmetest ja niimoodi see lumepallveerk, et kõik on omavahel seotud, aga kõik hakkabki pihta ettevõtte sisesest hügieenist ja korrast. Minu jaoks kõige suurem võit oli see, et kui ma haldasin umbes 1000 töökohta ja 1000 töötajat, siis mis oli üle Baltikumi laiali, siis üks oligi see, et mul oli vaja ühtset keskkonda, ühte sellist terviklikku keskkonda, kus ma saaksin ära hallata terve kontserni siis igapäevase töötajaga seonduva infra, milleks ongi siis arvutid, kontod, ligipääsu, integratsioonid kolmandate rakendustega ja sealhulgas ka siis tagada ka turvalisus, et kuna see üks keskkond vanasti oli selleks, ma ütlen vanasti, on sellepärast, et jah, siin aastakümneid on olnud selline maailma standard Active Directory,
Microsoft Active Directory ja näiteks Microsoft Exchange ja Microsoft Conf Manager ja kõik sellised tööriistad, mis tekitasid seda keskset haldust, mis liidestusid kõik Active Directory'ga. Ja see andis sellise hea keskse ülevaate, et kuidas elu on ettevõtte sees, et kuidas see on hallatud. Aga aeg muutub, elu muutub. Samamoodi tööriistad muutuvad. Need arvutid, mida me täna kasutame oma operatsioonisüsteemiga, ei ole enam need, mis need olid võib-olla siin 10 aastat tagasi. Ja ma näen seda, et elu liigub hästi palju pilve suunas. Ja üks võit, mida ma siis sain, oligi see, et kõikide nende Active Directory'de, Exchange serverite, Conf Manageri ja kas või VSUS ja kõik, mis puudutas toona arvuti ja töötaja haldust, kõik need serverid oli kümneid. No, see nimekiri tegelikult kasvas selle 1000 töötaja peale. Haldusservereid, mis olid duubeldatud. Kui üks server maha kukub, siis teine jääb ellu. Need olid erinevates asukohtades. Seal vahel olid igasugused tunnelühendused, site-to-site ühendused. Ja neid servereid oli palju. See kogus kasvas seal suurusjärk 60, 70, 80 serverit. Ja mis siis muutus oligi see, et minu jaoks süsteemi administraatori üks kõige suuremaid ja mahukamaid töid oli siis nende patchimine. Ja võit, mida ma sellega saavutasin, et ma läksin pilvekeskkonna suunas, just Microsoft 365 pilvekeskkonna suunas, oligi see, et mul polnud serverid enam. Mul oli platvorm ja see platvormi peal oli mul hunnik tööriistu. Need tööriistad kõik ühilduvad arvutitega. Süsteemi administraator ei pidanud enam keskenduma serverite patchimisele või siis nende konfi haldusele. Süsteemi administraator pidi keskenduma funktsionaalsele haldusele. Et need tööriistad, mis Microsofti platvormil on, et need tööriistad töötaksid omavahel harmoonias. Ja samamoodi ka, et need arvutid, mida töötajad kasutavad, et need oleksid kõik nende pilvetööriistadega ka seotud. See Microsoft 365 platvorm siis andiski terviklikult mulle ühest kohast, ühest pilveplatvormist andiski mulle ülevaate, et mis seis on töötaja arvutiga, mis seis on töötaja kontoga ja andis mulle sellise keskse kontrolli. Ja minu jaoks võib-olla kirsiks tordil oli see, et kui ma nägin, et mul oli võimalik tegelikult ka failiserver, mida oli seal terabaitides andmeid, oli võimalik liigutada samamoodi Microsoft 365 platvormile ja teha seda ka turvaliselt, siis ma nägin seda, et mul ei ole vaja mitte ühtegi serverit, mul ei ole vaja mitte ühtegi erilist site-to-site ühendust või mingisugust erilist VPN ühendust töötajate seadmetesse, vaid mul oli võimalik hakata siis kaitsma töötajaid ja ka infrat siis ühe kontoga ning ma pidingi keskenduma siis sellele, kuidas just täpselt siis seda ühte kontot ja ühte seadet siis selliselt kaitsta ja mõelda selle peale, et aga mis siis juhtub, kui näiteks seade ära varastatakse, töötaja arvuti ära varastatakse või kui see ära kaob, et kuidas töötaja saaks jätkata oma tööga. Et mu fookus läks siis infraehituselt läks siis täiesti 100% halduse peale. See oli minu jaoks üks hästi suur heureka moment, aga ma ei peagi muretsema enam alusinfra pärast. Ja see oli üks hästi suur võit administraatoritele, mu administraatori meeskonnale oli see täpselt samamoodi, neil oli küll õpikõver, aga väljakutse oli värskendav ja uus ja tegelikult nagu inimestele ma näen seda, et inimestele meeldib rohkem tegeleda funktsionaalse halduse ja arendusega, kui siis võib-olla seda vanakooli infrahaldust teha, mis tegelikult võiks olla set it and forget it.
ja siis see andiski mulle ka selle, et kõik reeglid on keskselt hallatud, kõik turvalahendused on keskselt hallatud, viirusetõrje on keskselt hallatud, kõik kogu töötaja terve töökeskkond ja tööteekond on silma all. Saangi näha, et kas infra on hästi, kas töötajal on hästi või ei ole. Ja täpsemalt need tööriistad, mida siis Microsoft 365 platvormil, mida ma siis kasutasin kõige selle saavutamiseks, üks asi on Intune'i Autopilot. Intune on keskkond, kuhu saab siis kõik töötaja seadmed ära siduda. Nende üle siis tekib ülevaade, et mis tarkvaraversioone nad kasutavad, kas seadmel on paroolid peal, kas seade vastab ettevõtte kesksele turvastandardile, näiteks masin on Intune'iga joinitud masin, nii-öelda jutumärkides domeenis masin, kas konto, mis sinna sisse logitakse, kas sellel on mitmik autentimine peal. See annab mulle selle teadmise, et kas töötaja masin on turvaline, kas töötaja konto on turvaline ja mul on seda võimalik siis ühest Intune'i dashboardist või siis paneelist nii näha kui ka hallata. Ja millega on viimasel ajal Microsoft ka kõvasti vaeva näinud, on see, et ka Apple'i seadmed saaksid hallatud. Täna on Apple'i seadmete haldus Intune'is oluliselt parem, kui ta oli 5 aastat tagasi ja saab täpselt samamoodi ka kõiksuguseid turva compliance check'e saab teha Apple'i masinatega, et nüüd, et ei pea, kui veel vanasti oli see, et kui ettevõte tahtis Microsofti ökosüsteemis tahtis mõne Apple'i seadme kasutusele võtta, siis see oli alati selline raske, sest Apple'i seadet ei ole võimalik ei keskselt juhtida, ei keskselt hallata. Domeeni panemine oli alati selline nüritegevus ja pärast seda siis see haldus, selle masina haldus oli ka, ta ei allunud korraldustele. Nüüd on aega sedavõrd palju edasi läinud, et Intune oskab väga hästi Apple'i seadmega hakkama saada. Masinasse on võimalik sisse logida Entra kontoga, Microsoft 365 kontoga, kõik on nagu väga heaks läinud ja see oli mul selline üks hea kolleegide poolt tugev tunnustus, kui ma sain hakata lõpuks reklaamima seda, et tegelikult meie ettevõttes on võimalik kasutada ka Apple'i seadmeid. See oli siis IT-juhi vaatenurgast, et võime ka Apple'i seadmeid kasutada, et me suudame neid hallata ja siis see oli asi, mis töötajatele väga meeldis. See oli nagu selline väike motivatsioonipakett isegi. Siis läbi selle Intune'i on võimalik juhtida ka seda, et millistele andmetele saavad millised seadmed ligi. Et kui me liigutasimegi faili serverist täpselt samamoodi Microsoft 365 platvormile, töötajate faili serveri, siis meie jaoks oli üks kõige suurem murekoht see, et kui töötaja näiteks logibki oma kodusest arvutist või oma tundmatust seadmest logib Microsoft 365 keskkonda sisse, postkasti näiteks või läheb sealt edasi SharePointi, et siis mida ta teha saab? Et kas on oht, et ta näiteks kaaperdab ära terve faili hoida, laeb kõik failid alla ja hoiab siis endal seda koopiat kuskil isiklikus arvutis, et meie jaoks oli see väga suur turvarisk ja tänu sellele, et kui me liikusimegi terviklikult haldusega Intune'i cloud only'ks, siis saimegi julmalt võtta selle hoiaku, et kui masin on compliant ehk siis domeenis ja sinna on korrektselt sisse logitud ja masin on meie halduses, siis sa saad failiserverit terviklikult täies ulatuses kasutada, aga kui sa tuled võõrast seadmest, siis jah, sa saad faili avada, aga sa ei saa seda alla laadida, sa ei saa print screen'i teha, sa ei saa mitte midagi teha sellega, et sa saad infot, sisu saad vaadata, aga jagada ei saa, mitte midagi teha ei saa. Et see oli üks väga mõnus funktsioon, mille peale ma on-prem
infras ei pidanud kunagi mõtlema, aga nüüd pilveinfras sain mõelda teistmoodi ja tegelikult see sobib väga hästi tänasesse töötajate muutuvasse tööharjumustesse. Täpselt samamoodi läbi Intune'i on ka mobiiliseadmete haldus, nii tahvelarvutid, mobiiltelefonid, tihtipeale tööandjad kohtlevad mobiilseid seadmeid, mobiiltelefone kui justkui nagu töötaja isiklik vara. Jah, seal on võib-olla see tööandja kompensatsioon on all, et see telefon osta, aga seda ei võeta haldusesse, seda ei võeta, selle üle ei võeta keskset kontrolli infra vaates, siis töökeskkonna vaates. Ja seal on täpselt need samad ohud, mis isikliku arvutigagi, et mida sa saad siis selle mobiilse seadmega teha. Jah, meile lubame lugeda, aga näiteks meie parimad praktikad on need ka Primendis, et me ei luba mitte halduse all olevates seadmetes, me ei luba näiteks print screen'i teha. Me ei luba näiteks sisu kopeerida. Sisu saab kopeerida jah Outlookis Teamsi, sest need on haldusel, need on siis MAM-lahendusega halduse all olevad rakendused. Ja nõuame ka näiteks seda, et töökeskkonna rakendustel, ehk siis Outlookid, Teamsid, Copilot, Wordid, Excelit, mis mobiiltelefonidesse saab paigaldada, et need näiteks oleksid mingi lisaparooliga või siis Face ID-ga või siis näpujäljega oleksid veel omakorda turvatud, et kui keegi pereliige või keegi võõras kaaperdab telefoni ära, et siis ta ei saaks kohe automaatselt tööandja siis failidele ja tööandja sisule ei saaks kohe ligi niimoodi nipsust. Ja kõik see tulebki selle compliance checkiga. Compliance check ongi see, mis kontrollib, et mis seadmega tullakse ja siis millele ligi lastakse. Ning ja siis ongi, kui masinad ja seadmed on kõik Intune'i enrollitud, siis täpselt samamoodi nagu ka vanasti läbi Conf Manageri, näiteks asi käis Microsoft Conf Manageri, ongi masinate keskne patchimine, tarkvarade patchimine, operatsioonisüsteemi patchimine, siis rakenduste haldamine, millised rakendused on töötajale arvutis lubatud, millised küsivad administraatori parooli, kõik uuendused lähevad keskselt peale, töötaja ei pea muretsema sellepärast, et kas tema masin, tema tööseade on up to date või üldse midagi sellist, et töötaja lihtsalt saab keskenduda tööle ja IT saab keskenduda sellele, et siis töötaja tööseade oleks hea tervise juures. Üks moodne asi, mis täna on juba elementaarne, on ka BitLocker, et need kõvaketted, mis arvutites on, andmekandjad, mis arvutites on, et need peavad olema täpselt samamoodi krüpteeritud. Vanasti, siin 10 aastat tagasi, 7, 8, 9, 10 aastat tagasi oli see täiesti tavaline, et BitLockeri või üldse masina krüpteering kette krüpteering oli selline nii-öelda masina lokaalne mure, kus iganes see võti siis ka ei talletunud, kui oligi kasutusel mõni kolmanda osapoole tarkvara, siis jah, see maksis tol hetkel palju raha ja siis oli võimalik need krüpteerimise võtmed kuskil keskselt hallata, aga täna on see Intune'is täiesti sisse ehitatud standardfunktsioon ja see annab jälle sellise hea turvatunde, et isegi kui masin ära kaaperdatakse, siis operatsioonisüsteemist nad läbi ei saa nii naljalt. Isegi kui ketas välja võetakse, siis ketta andmetele ligi ei saada. Et jälle üks niisugune hea turvatunde tekitaja. Ja mõnikord juhtub ka seda, et masin läheb kaduma. Kas varastatakse ära, unustad kuskile või lihtsalt läheb katki. Või juhtub õnnetus, saab kohvi peale aetud, siis mingitel juhtudel siis IT-juhi riskitase ütleb seda, et tegelikult tahaks selle masina lasta kaugelt tühjaks. Ja Intune'is on täitsa nupp selle jaoks olemas, et vajutadki remote wipe ja nii kuidas masin internetti näeb, siis on kõik ketast tühi. Ja BitLocker garanteerib selle, et keegi ei saa seda masina
ketast ei saa, tähendab, et keegi ei saa selle masina ketta andmetele mingisugusest teisest arvutist ligi. Aga kui see konkreetne masin peaks sattuma mingisse internetiühendusse, siis jah, kohe masin lastakse tühjaks ja siis ta muutub nii-öelda paberiraskuseks. Ja Autopilot on siis see viimane kirstordil sellel, kus koha peal väga paljud arvutite müüjad teevad sedavõrd palju Microsoftiga koostööd, et nad on võimelised arvutisoetus hetkel juba registreerima selle arvuti just täpselt minu domeeni või nagu teie domeeni, ostja domeeni sellesse Intune'i ära registreerida, et siis kui mina saan selle masina kätte, siis juba automaatselt tulevad peale seadistuspoliitikad, et kuidas see arvuti saab üles seatud, mis programmid seal peal on, mis turvatasemid sinna peale lähevad. Ja see tegelikult tagab ka selle, et kui keegi selle arvuti ära varastab, siis ta ei saa seda masinat, vähemalt Windowsiga ta ei saa seda masinat kuidagi teistmoodi kasutada. Et kõik Windows 10 alates seal täitsa isegi versioonist 21 vist oli mälu järgi. Kui selle konkreetse seerianumbriga masin on Intune'iga, mingit ettevõtte Intune'iga lingitud, siis Windows saab sellest kohe aru ja siis ei ole võimalik seda masinat enam nagu nii-öelda lokaalselt kasutada, et ta kohe üritab hakata sellele peale enrollima siis selle tööandja profiili, mis annab ka selle võimaluse, et masin siis lukku panna, et seda ei saagi keegi kasutada. Natukene nii nagu Apple on kasutanud Find My Activation Lock'i, umbes see sama asi hakkab siis ka vaikselt tulema Windowsi masinatele. Ma näen, et seal on tegelikult veel väga palju areneda, sest nagu ka Windowsi masinaga võid panna mingisuguse Linuxi peale ja tegelikult sellest saab mööda, aga Windowsit kui sellist täisväärtuslikult kasutada siis enam ei saa. Ma keskendusin praegu hästi palju seadmete haldusele. Teine täpselt sama oluline tegur, mis käivad käsikäes, on töötajate kontode haldus. Töötajate kontode halduseks on keskkond Entra. Entra ID on siis konto, mida siis töötaja kasutab. Mitte ainult töötaja kasutab, administraatorid kasutavad, kõik kasutavad neid kontosid, et ennast Microsoft 365 keskkonnas siis kuidagimoodi tuvastada. Administraatoritel on õigused teised, töötajatel on teistmoodi õigused. Töötaja ei saa päris admin centerisse sisse logida. Sisse saab logida, aga ta ei saa seal mitte midagi teha. Administraator oma kontoga sisse logides, kui ta on administraator, siis tema saab kõike täpselt seda, mida siin näidispildi peal ma näitan. Kõike seda saab ta siis nagu nii-öelda töötaja tasemel hallata. Ongi kõiksugused gruppidesse, ligipääsugruppidesse lisamine, meililistidesse lisamine, parooli resettimine, autentimismeetodi sisse lülitamised, keskne juhtimine, veendumaks seda, et töötajal on mitmikautentimine sisse lülitatud, kui ta on kasutanud mitmikautentimiseks oma mobiiltelefoni ja ta on selle välja vahetanud või ära kaotanud, siis admin saab seda resettimas käia siit. Võtabki töötaja lahti ja resetib selle ära ja siis töötajaga koos või töötaja siis seadistab endale mitmikautentimise uuesti peale. Siin on võimalik jälgida töötaja igasuguseid süsteemidesse autentimisi, audit logi siis nii-öelda teisisõnu vaadata. Näeb ära ka rollipõhised ligipääsud, et kogu see haldus, see keskne haldus, siis töötaja vaates, töötaja keskne haldus. Et see on täpselt selles samas ökosüsteemis, kus on siis seadmete haldus ja siit paistavad siis ka, sellest keskkonnast paistavad siiski välja, et mis seadmeid töötaja kasutab, kui on näiteks vaja midagi debugida või töötaja siis mingisugust ligipääsu mure lahendada, siis selles keskkonnas saab hästi nagu ka seda nagu otsida, mis seadet ta kasutab, kas tal on äkki mingisugune compliance error, ei vasta mingitele tingimustele, äkki ta on võõras riigis üldse,
tuleb välja, et ta läks reisile ja ta üritab näiteks postkasti sisse logida ja mingil põhjusel ta ei saa, sellepärast et ta ei kasuta tööandja arvutit. Ja siis mobiilses seadmes on välisriigist postkasti või üldse töökeskkonna kasutamine on keelatud turvapõhjustel. Võib-olla on vaja erand luua. Et siis seda kõike saab siit sellest ühest kesksest keskkonnast saab teha. Ja samamoodi siis need põhivõidud, mis Entraga kaasnevad, on see, et töötajal on hästi lihtne alustada. Ta on üks konto, ta saab teavituse, et näed, tal on konto on loodud, saab oma selle esimese parooli, mille ta peab ära resettima. Ja siis sellega saab igale poole ligi. Arvutisse sisse logimine, postkasti sisse logimine, failiserverisse sisse logimine. Kui Microsoft 365 keskkonna kasutus on ettevõttel läinud natukene laiemaks ja suuremaks, kasutusele on võetud ka suur näiteks, siis Microsofti VPN-i sisse logimine, kõik see käib ühe kontoga. Ja kui on liidestatud samamoodi Microsoft 365 SSO-ga on ära liidestatud mõni kolmanda osapoole tarkvara, näiteks ma ei oskagi ühte Adobe näiteks või mingisugune kolmanda osapoole tarkvara on ära liidestatud, siis töötaja jaoks on hästi lihtne ja mugav, üks konto saab ligi igale poole. Administraatori jaoks. Administraator teeb küll selle esmase liidestamise selle kolmanda osapoole tarkvaraga teeb ära, aga pärast seda on uue töötaja onboardimine administraatori IT-halduse vaatenurgas on hästi lihtne. Et tuleb sinna osakonda töötaja, ma tean, et ma pean ta panema sinna ja sinna ligipääsugruppi, ma pean talle panema sellise ja sellise meililisti või jagatud postkasti või meilialiase külge ja litsents külge ja ongi kõik. Ja edasi juba teeb siis juba see SSO-ga integratsioon ja kõik see teeb oma töö ära, et kas ta lubab siis selle töötaja kontoga sisse logida siis sinna kolmanda osapoole keskkonda või ei luba. Ja täpselt samamoodi on ka töötaja lahkumisega, et kui töötaja lahkub, siis ma ei pea muretsema halduse mõistes, et kas nüüd ikka sai igal pool kontod kinni pandud. Panengi ühe konto kinni, ongi kõik, vabastan litsentsi ja ma tean seda, et ta ei pääse mitte kuhugile ligi. Ja täpselt seesama põhimõte kehtib ka külaliskontodele. Kui ongi koostööpartner või väline teenusepakkuja, kes peab mingil põhjusel saama siis ettevõtte infrasse ligi, siis on täitsa selline funktsioon nagu külaliskonto, guest account ja guest account'ile tal on küll piirangud, aga näiteks sellega ei kaasne litsentsikulusid, sellega ei kaasne mingisugust erilist halduskeerukust ja ongi lihtsalt ligipääsud või rollid sellele külaliskontole ära anda ja juba saab nagu tööga pihta hakata. Ja kui tekibki oht, et näiteks mõnda kontot kuritarvitatakse või konto andmed on lekkinud või töötaja seadmed on kaaperdatud koos, tegemist on olnud sihitud rünnakuga, kus koha peal pahalane on saanud töötaja konto andmed, autentimisseadme, nagu terviklikult on saanud kogu selle konto võtmed on kõik kätte saanud ja hakkab siis süsteemi sisenema, siis tegelikult konto keelamine on lihtsalt üks nupuvajutus ja kõik ühendused, sessioonid kukuvad maha, midagi rohkem teha ei saa ja hästi kiire ja kerge on nagu seda disasterit siis kohe hakata maandama. Aga põhiline ongi see, et saaks loodud tugevad turvapoliitikad, mis siis teevad kõike seda nii töötaja kui ka töökeskkonna kaitsmist teevad siis juba automaatselt mingite põhimõtete järgi. Näiteks, et ma siin ennem ütlesin, et kui on võõrast tundmatusseadmest on süsteemi logimine, et siis piirata seda, et mida seal teha saab ja või siis näiteks võõrast riigist töökeskkonda logimine, et see oleks näiteks piiratud automaatselt juba,
et see annab ka selle esmase kaitsekihi, automaatse kaitsekihi. Ja selle kõige eest vastutab conditional access. Conditional access ongi see, et tundmatud seadmed, meie praktika on, et andmete kopeerimine, allalaadimine on keelatud võõrastest seadmetest. See aitab omakorda andmeleket ära hoida. Keegi ei saa, pahatahtlik töötaja näiteks ei saa kaaperdada võõras seadmes, koduarvutis, ei saa kaaperdada töökeskkonna faile ära, ei saa tundlikku informatsiooni edastada, mingisuguseid andmebaase näiteks või kliendibaase või midagi sellist. Ja samamoodi conditional access policy'ga siis meie praktika, hea praktika on see, et võõras riigis M365 keskkonda logimine oleks tugevalt ja tihedalt mitmikautentimisega kaitstud, et mitte päris iga liigutus, aga näiteks korra tunnis või korra poole tunni tagant tuleks seda autentimist teha. Seal on võimalik ka seda granulaalselt teha niimoodi, et mingites riikides on täitsa keelatud ja mingites riikides on siis tugevam autentimine. See on siis nüüd kõik, mis puudutab töötajate tööseadmeid ja töötajate kontohaldust. Ennist ma siin mainisin ka, et hästi suureks võiduks oli see, et kui ma sain faili serveri üle viia siis selle sama platvormi peale, et siis minu jaoks oli jah, see hästi suur võit see, et ma ei pidanud enam muretsema failiserveri halduse pärast, ei ketaste tervise pärast, ei serveri enda tervise pärast, ei andmete back-up imise, dubleerimise ega ka kogu selle taustsüsteemi või taustinfra halduse pärast, siis jah, see IT-turvatunde paradoks, et ma nüüd tõstan failid enda haldusest, enda turvalisest keskkonnast, enda toast, tõstan justkui nagu õue, pilve, et siis keegi teine hoiab neid faile. See oli minu jaoks selline hästi tugev suhtumise muutmine või nagu iseendaga töö tegemine, et okei, see küll lihtsustab minu igapäeva haldust, aga teisest küljest jälle see tutvustab uusi huvitavaid turvapunkte, mida ma võib-olla isegi ei oska teinekord nagu öeldagi või sõnastada, adresseeridagi. Ja muidugi jah, sellele kõigele eelnes koolitus, et kuidas seda asja kõike teha, aga mis ma siis võitsin, oli see, et üks on jah see, et ma sain oma infrast lahti, failiserveritest lahti ja ma pidingi keskenduma ainult sellele, kuidas siis neid turvaliselt hoida. Ja seda saabki saavutada just kõikide nende kontode turvamisega, töötaja kontode turvamisega. Aga mis ma võitsin veel sellest oli see, et kuna see Microsoft 365 ökosüsteem on nii seotud omavahel ja samamoodi ka uued Windowsid alates Windows 10-st on nii seotud ka selle tööandjale vajaliku IT-haldusega, siis OneDrive'is, kui töötajal on töökonto, tal on olemas seal business litsents, siis selle, millega kaasneb ka OneDrive, siis lülitada OneDrive'is sisse desktopi ja dokumentide siis süngis hoidmine, siis ma nägin seda, et kui lihtsaks see tegi töötajale arvutivahetuse või uues seadmes sisseelamise. Kui oligi näiteks intsident, kus koha peal töötaja arvuti läks katki, niimoodi kapitaalselt katki, et hävis oleks õige öelda, siis andsin talle uue arvuti kätte, logis sisse, pani OneDrive'i tööle ja põmm, tal oli kohe desktop documents, failid olid olemas, bookmargid tulid täpselt samamoodi juba töökonto alt süngitult selles Microsoft Edge'is ja ta jätkas oma päevaga. See oli tõesti 10 minuti küsimus. Ja siis ma sain aru, et kui varem oli arvutivahetus, oli protseduur, selline nagu tunni või 2 pikkune protseduur siis ja samamoodi ka töötaja jaoks oli see psühholoogiliselt raske, et oi, siin nüüd ikka kõik asjad, et kas said ikka kõik asjad, siis väike sellise selle kultuuri muutmisega, et kui ongi, et öelda töötajale, et sinu desktop ja dokument on alati süngitud, hoia oma faile seal, ära hoia kuskil mujal, siis mõne aja jooksul, aasta, 2 jooksul, see muutub nagu nii normaalseks.
ja pärast seda siis arvuti vahetamine on täiesti uskumatult lihtne protseduur. Kõik võidavad sellest, töötaja võidab, mina juhina, IT-juhina võidan sellest, kõik läks nagu ilusaks. Siis oli hästi lihtne teha sellist arvuti vahetuse perioodi, 100 arvutit vaja välja vahetada. Polnudki mitte midagi muud, et tulge lihtsalt toast läbi 10 minutit ja ongi juba uus arvuti kasutusel. Jah, muidugi on väiksed nüansikesed, et kui ongi olnud mingi halduse alt väljas eritarkvara, mis iganes põhjusel on see töötaja arvutisse sattunud, et siis seda on jah vaja paika sättida või häälestada, aga siis ongi lõpuks nagu minu jaoks oli see informatsioon, et aga äkki peaks selle tarkvara võtma halduse alla. Meil oli seal oli selliseid osakondi ja selliseid üksikjuhtumeid, kus koha peal töötajal oli vaja mingit väga spetsiifilist installitavat eritarkvara ja siis lõpuks oli ka otsus, et aga võtame selle halduse alla, paneme selle Intune'i, selle rakenduse ja tulevikus lihtsam kõik. Ja niimoodi see nagu paika loksubki ja nüüd siis edasine kõik on hästi nipsust lihtne. Ja jah, see tööriist, millega ma seda failiserverit saavutasin, oligi SharePoint. Ja üks asi, mida ma avastasin siis, kui ma kolisin SharePoint, oli see, et ma ei näinud kuskil nagu seda vana kooli või klassikalist lähenemist, et kas asjad on back-up itud. Jah, asjad on selle 90-päevase policy või taastamispolicy'ga, mida Microsoft ise pakub. Selle policy'ga on nagu kaitstud, aga mis siis juhtub, kui keegi kaaperdab näiteks terve tenanti ära? Mis siis saab minu andmetest? Need andmed on kõige suurem vara, mis üldse on, nagu, mida ma tundsin, et on kõige olulisem vara. Siis täitsa avastasin, et nendest keskkondadest, OneDrive'ist, SharePointist ja üldse Microsoft 365 platvormist on võimalik teha offsite backup'i. Täitsa ongi taastatav ja kasutatav offsite backup, siis see oli nii suur kergendus ja siis polnud enam mitte ühtegi küsimus. Siis oli küll see, et miks ma peaksin elama oma on-prem infras, kui tegelikult kaotame ära kogu selle alusinfra halduskeerukuse ja keskendume ainult funktsionaalsele konfimisele, funktsionaalsele haldusele. Primed näiteks pakub offsite backup teenust lahendusena Microsoft 365 keskkonnale. Ning kui ma saingi failiserveri, sain samamoodi turvaliselt hoitud ja hallatud, siis viimane asi oligi minu jaoks see, et kogu see töötaja igapäevane tööharjumus, ehk siis teisisõnu antiviirus ja failide turvamine rünnakute ja pahalaste eest. Et siis just nagu seadme valguses või siis töötaja valguses. Et Defender for Business on siis Microsoft 365 platvormi keskselt hallatud antiviirus, mis kaitseb töötajad viiruste, lunavara teiste ohtude eest. Ja täpselt samamoodi administraatoril on keskne paneel, ta näeb ära, et kas kuskil kedagi rünnatakse, kas kuskil liigub ringi mingisugune fail või mingisugune muu kahtlane asi, mis siis võiks kujutada endast mingisugust ohtu. Ja see kaotas ära igasuguse vajaduse kolmandate osapoolte antiviiruste järgi, mis oli ka üks hästi suur võit. See oli nii rahaline võit kui ka halduslihtsuses. Mul ei olnud vaja enam hoida eraldi antiviiruse keskhaldusserverit. Ma ei pidanud muretsema enam, kuidas seda deployda masinatesse niimoodi, et seda ei saaks kogemata kinni panna valedes õigustes masina vaatenurgast, et nagu sõita siis antiviirusest mööda, et kõik see kadus ära. Kogu see nii-öelda halduskeerukus, jah, oleks jälle õige öelda. Ja teine asi, millega ma siis sain kogu selle emaili liikluse, kogu OneDrive'i, SharePointi, Teamsi suhtluse, kõik selle sain kaitstuks, oli siis Defender for Office 365, mis siis jälgib, et ega kuskil ei liiguks mingisugune kahtlane link
mis viitab kas siis andmepüügile või siis mingisugune viirusega fail, mingi exploitiga fail või töötajad või siis töökeskkonda ohustav fail ei liiguks ringi. Et see oli siis ka üks sellistest tööriistadest. Ja ta töötabki niimoodi, et kõiki neid linke ja manuseid kontrollitakse see Defender for Office 365, et see kontrollib seda kõike automaatselt taustal. Phishing kirjad kaovad ära, võltsitud kirjad, näiteks CEO saadab finantsjuhile, tegevjuht saadab finantsjuhile kirja, et palun tee nüüd kiiresti ülekanne sinna kontole kiire, et mis on nagu esmavaatlusel tundub, et nimi on õige ja adressaadid on õiged, aga tegelikult kui hakata seda kirja süvitsi vaatama, kas siis IT-teadlikult või siis töötaja vaates natukene võib-olla teadlikumalt, siis on näha, et kuule meiliaadressis on väike mingisugune täht on kuskil ära muudetud, domeen ei ole õige näiteks. Kogu see see kirjade võltsimine, et see kaob siis täielikult ära. Defender for Office 365, see saab sellest väga hästi aru. Siis kui satubki mingil põhjusel arvutisse või OneDrive'i, SharePointi satub mingisugune viirusega fail, siis kõik see nokitakse üles ja administraator saab hakata siis keskenduma, et kust see fail tuli ja kui suurt ohtu see tegelikult nagu võib endast kujutada. Ja samamoodi ka Teamsi suhtlus. Kõiksugune Teamsi suhtlus nii majasiseste kui majaväliste inimestega. Teams on täna muutunud hästi mugavaks suhtlusplatvormiks, kus kohapeal see ei ole ammu enam ettevõtte sisene suhtluskeskkond või platvorm. See on nüüd juba täitsa globaalne või nagu sedavõrd suur töökeskkond, et mina oma Primendi konto all saan suhelda nii oma koostööpartnerite Teamsiga kui ka kuni teataval juhul erakasutuse kontaktideni välja, et see on hästi mugavaks läinud. Ja see on tegelikult ka tutvustanud seda ohtu, et ka selle kaudu on võimalik liigutada faile, mis on kahtlased, liigutada linke, mis on kahtlased ja Defender for Office 365 hoiab ka siis tööandja vaatenurgas ka selle ära. Ja kõik see käib nii automaatselt. Ja samamoodi administraatoril on keskne paneel, kus koha peal ta seda kõike siis näeb, et kui hea tervise juures keskkond on. Üks viimane tööriist, töövõte oleks vist õige öelda, mida ma Microsoft 365 platvormiga saavutasin, oli tööriist nimega Azure Information Protection, mis nõudis väga palju ettevõtte failikäsitluse kultuuri muutmist. Aga see võit, mis sellega sai, oli see, et SharePointis olevaid faile või üldse isegi mitte ainult SharePointis, ka arvutis olevaid faile, mis on siis Entraga arvutist ja keskkonnast, mis on siis Entraga ja Intune'iga seotud. Nendes keskkondades on võimalik ka faile klassifitseerida, et mis failid on näiteks rangelt majasiseseks kasutuseks, mingisugused ala näiteks töölepingud või mingisugused andmekogud, mis ei tohi mitte mingil juhul majast välja lekkida, siis Azure Information Protectioniga on võimalik need failid ära leibeldada, sildistada selliselt, et kui keegi isegi üritab seda teha, näiteks jagada faili, mis on mõeldud rangelt majasiseseks kasutuseks või jagada faili võõra inimese kätte, mis on mõeldud ainult mingi konkreetse inimese kasutuseks, siis seda faili ei saa keegi võõras ega väline inimene kasutada. Fail on krüpteeritud, see leibeldamine teebki seda, et seesama fail krüpteeritakse ära just täpselt selle tingimuse pihta, kas siis selle konto pihta, kas siis selle
mingisuguse ligipääsugrupi pihta, igastahes kui faili avada, siis on vaja valideerida. Mingisugune valideerimine peab toimuma. Ja see küll eeldab töötajate koolitamist, just eriti tasubki algust teha tundlikest osakondadest, nagu näiteks personaliosakond, finantsjuhtimine, kus liigub lepinguid, kus liigub tugevat tundlikku informatsiooni, et seal teha ära see sildistamine, et mis on konfidentsiaalne sisekasutus näiteks või siis konfidentsiaalne väline kasutus. Väline kasutus tähendab siis seda, et toon hea näite, et näiteks müügiosakond teeb pakkumise, ettevõtte välisele inimesele teeb pakkumise, paneb sellele juurde sildi konfidentsiaalne väline ja jagab seda kliendiga. Ja määrab näiteks ka selle jagamise kehtivusajaks 7 päeva, siis see tagab selle, et see, kes selle pakkumise tegi, ta teab seda, et see inimene, kellele ta selle pakkumise tegi, see inimene ei saa jagada seda kellegi kolmandaga. Ta ei saa seda pakkumist edasi saata. Isegi kui ta selle edasi saadab, siis see kolmas inimene ei saa seda lahti teha, sest see on krüpteeritud selle originaalse saatja kontole. Ning näiteks 7 päeva pärast see fail läheb üldse lukku, kui sellel on aegumise kuupäev peale pandud. Ja 7 päeva pärast ei ole võimalik seda faili enam lahti krüpteerida. Et see on hästi suur kultuuri muutus, aga see on jälle üks selline väga suur turvataseme võit, just eriti tundlikes osakondades, kes teevadki tööd tundlike failidega. Ja majasiseses kasutuses üks näide, et on määratud konfidentsiaalne fail majasiseseks kasutuseks. Näiteks HR osakond teeb faili, siis seda faili saab, isegi kui see fail peaks sattuma kogemata mingisugusele valele võrgukettale või nagu valesse SharePointi kausta kogemata. Keegi kopeerib, teeb mingisugust andmete korrastust või restruktureerimist, kaustapuu restruktureerimist, siis kui sellel failil on see silt küljes, konfidentsiaalne sisekasutus ja seal on need tingimuseks on pandud näiteks, et HR osakond tohib seda faili ainult, personaliosakond tohib seda faili ainult avada, siis vahet ei ole, kus kaustas see fail asub. Ainult personaliosakonna töötaja saab selle faili lahti. Et see on järgmine tase sellest vanast lähenemisest, kus koha peal kaustal oli ligipääsu õigus ja oli vaja kaitsta, turvata kausta ligipääsu õiguseid. Nüüd on see ka nagu kadumas selle Azure Information Protectioniga, et enam ei ole vaja isegi nagu kaitsta kausta. Ma ei pea isegi nagu naljatades öeldes, ma ei pea isegi kaitsma enam oma SharePointi keskkonda, ma pean kaitsma neid faile ja võib-olla nagu faili tasemel. Ja see annab nagu selle kõige suurema turvatunde, et isegi kui see pahatahtlik töötaja laeb alla terve meie faili hoidla, siis ta ei saa ikkagi sellega midagi teha. Sest tal ei ole ligipääse enamikele failidele, kui failid on labeldatud korrektselt. Mis on väga huvitav suhtumise muutumine just IT-halduse vaatenurgast. Ja võib-olla kogu selle minu loo see narratiiv ongi see, et turvalisus on igal sammul, et kõikide nende keskkondadega, selle pilvehalduse, selle halduspõhimõtete muutumisega on vaja alati silmas pidada just täpselt turvalisust. Aga seda turvalisust on hästi lihtne ka saavutada, sest kõik see on nii keskne. Just täpselt see, et kogu see Microsoft 365, mis on keskne keskkond, keskne platvorm, mis annab kõik tööriistad, et igapäevast IT-haldust väga lihtsaks teha. Ja see annab ka selle võimaluse, et ma pean kaitsma ainult seda ühte keskkonda. Ma ei pea mõtlema enam oma mingi 100 erineva serveri või 100 erineva tulemüüri või ühenduse peale. Ja kogu see funktsionaalsus, mida ma kirjeldasin, on olemas kõik Business Premium litsentsiga. Selle ma kohe jõuan järgmise slaidi peale natukene lähemalt ka, et mida see Business Premium litsents annab. Aga see põhiline, et
see turvalisus igal sammul, et see, et meil on üks keskkond, see annab ka selle hea võimaluse, aga see ongi see elementaarne halduslihtsus, sellega saab tagada selle elementaarse hügieeni, turvataseme, turvalisuse hügieeni saab hästi lihtsalt ja keskselt tagada ning täpselt samamoodi saab ka kontrolli alla ka kolmandate osapoolte ühendused, mis vanasti olid hästi keerulised, peavalu ja raske, siis täna on see väga lihtsaks tehtud. Võtab jälle nagu seda haldusmure alt ära, mis annab selle tugeva hoiaku või teadmise, et mul on hästi. Infra on hallatud, infra on hästi. Aga selle jaoks, mis ma siin eelmisel sellele Azure Information Protectionile rääkisin, et kui IT kaitseb töötajaid, siis tegelikult töötajaid tuleb ka igal sammul järgi aidata, neid koolitada just selle jaoks, et saaks seda IT-halduslihtsust, turvalisust saaks ka mugavalt hoida ja tagada, siis töötaja peab olema ka järjel omadega. Ja kogu see funktsionaalsus, kõik see mugavus, mis ma Microsoft 365 ja Business Premiumiga võitsin, ongi jah, Business Premium litsentsis. Alguses oli küll võib-olla selline nagu lootus, et võib-olla mõni muu business litsents, basic või standard tagab sellega oleks ka see võimalik saavutada, aga hästi kiirelt selgus see, et business basic ja standard on ikkagi mõeldud sellele tootmissisule ja sisu tootmisele. Aga Business Premium on päriselt siis see litsents, millega on võimalik tagada nii keskset turvapoliitikat, nii keskne antiviirus, keskne Office 365 viirusetõrje, seadmete haldus, autopilot, conditional access. Et see kõik tähendab väiksemat riski, lihtsamat haldust ja tegelikult suures pildis ka paremat kontrolli kogu organisatsiooni üle. Mina olen jõudnud oma loo ja webinariga olen jõudnud lõpusirgele. Ma hea meelega vaataks üle, et kas keegi on ka küsinud midagi. Andke mulle andeks, ma unustasin alguses öelda, et siin webinaril on üleval Q&A nupukene, mille alt ma ootan küsimusi ja ma vastan kõikidele küsimustele webinari lõpus. Nüüd me oleme webinari lõppu jõudnud ja tegelikult ma hea meelega vaataks, kas keegi on midagi küsinud ka. Nii, natukene läheb aega. Nii. Nii, üks küsimus. Kas Defender for Business ja Defender for Office 365 on Office 365 litsentsi hinna sees? See on ainult Business Premium litsentsi hinna sees. Business Basicus ja Business Standardis seda ei ole. See on ka põhjus, miks ma liikusin Business Premium litsentsi poole. Siis teine küsimus, kas SharePoint on eelistatum kui Azure Files? Nii ja naa, aga jah. Miks ma ütlesin nii ja naa on sellepärast, et SharePoint annab mugavama töökeskkonna, kus hallata faile, teeke
annab lisafunktsionaalsust koostöötamiseks, kaastöötamiseks. Aga see on tegelikult kallim tööpind, maht, kui seda on Azure Files. Azure Filesi eelis on see, et seal saab hoida suuri andmehoidlaid, aga minu kogemus oli see, et Azure Files tol hetkel, kui mul oligi üks hästi suur, üks umbes terabaidine failiserver oli vaja ära liigutada, siis mul oli ka selline kiusatus liigutada see Azure Filesi, aga testisin seda ja sain aru, et Macide peale Azure Files ei päde üldse. Macid ja Azure Files ei saanud eriti hästi hakkama, siis oli ka ainukene variant oli SharePointi liigutada. Õnneks iga Office 365 litsentsiga kaasneb mingisugune kogus ka SharePointi andmemahtu või seda SharePointi mahtu, pinda. Et tol hetkel ma ei tahtnud küll piires lükata SharePointi pinda, aga nii kui ma sain aru, et Azure Files ei päde Macide peal, siis mul ei olnud muud valikut. Nii, loodan, et see vastas. Üks küsimus, kas litsentse saab ettevõtte siseselt ka miksida? See on huvitav küsimus. Ma korraks ei saa hästi aru sellest. Litsentse saab ettevõtte sees saab jooksvalt vahetada. Toon võib-olla näite üks kallis Copiloti litsents, 200 kopikatega eurot aasta. Seda on võimalik näiteks täna kasutab üks, homme kasutab teine. Kas see võis olla äkki see küsimuse olemus? Ma loodan, et see vastas. Kui ei olnud, siis palun ole hea, täpsusta. Ja üks küsimus, mis siin veel on, mis on külaliskonto erinevus tavakontost? Külaliskonto annab väga selge ülevaade. Külaliskonto on piiratud võimalustega konto ja see annab väga selge ülevaate sellest, et kes on töötaja konto ja kes on näiteks koostööpartner konto. Teatud juhtudel tõesti olen ka mina näinud seda, et kuna külaliskontole ei ole võimalik panna külge näiteks jagatud postkastide ligipääsu sellise mugavusega, näiteks oli üks funktsioon, ja sellise mugavusega nagu näiteks tavakontole või siis, mis ma avastasin siin, kui meil tegi SharePointi platvormil, tegi üks koostööpartner kunagi eriarendust, väga spetsiifilist arendust tegi ja tal oli vaja seal SharePointi keskkonnas saada eriõiguseid, siis me ei saanud mitte kunagi neid külaliskontoga tööle. Et see külaliskonto on piiratud konto, siis see annabki lihtsalt nagu selle selge ülevaate, et kes on oma töötaja inimene, oma töötaja ja kes on väline. Nii, nüüd neid küsimusi tuleb siin. Ikka tuleb. Üks küsimus, aga kui Mac'e pole, kas siis Azure Files võiks parem olla? Hea küsimus. Mille poolest parem? Odavam on ta küll, jah. Haldus pigem ei ole. Azure Filesi kasutamine on jutumärkides nagu FTP kasutamine. Ta ei ole mugav kaustarvutis. Ja ta on odavam. Ta kiirus on adekvaatne, aktsepteeritav. Minu jaoks ta ei ole mugavam. Mugavus on ikkagi tegelikult see, mis lõpuks maksis. Nii, nüüd sain ühe täpsustuse selle litsentside miksimisele. Jaa, litsentse saab miksida ettevõtte sees, aga kui osadel töötajatel on näiteks business standardid ja osadel on business premiumid, siis kõik ei laiene, kõik funktsioonid ei laiene siis kõikidele töötajatele. Et see on see erinevus. Business premium on see, mis tagab töötajale näiteks conditional access poliitikad
kõik funktsioonid, mis seal all on. Business Premium litsents tagab Defender for Businessi ja Defender for Office 365 näiteks. Antiviirust ei ole business standardis. Ja tegelikult ei ole ka Intune'i business standardis ja business basicus. Masinahaldust ei ole. Office'i ja postkasti funktsionaalsus. Näiteks meil oli küll niimoodi jah, et osadel töötajatel ei olnudki meie tööandja poolt antud seadmeid. Ja neile me panime küll tagasihoidlikumad litsentsid, sest meil ei olnud vaja neid business basic'ut panime isegi täitsa. Sest neil ei olnud vaja ei arvutisse installitavat Office'it ega ei olnud vaja ka arvutit hallata. Siis seal tegelikult piisas sellest ja conditional access policy'ga me piirasime ära selle, et mida ta saab siis oma isikliku seadmega teha. Aga ma vaatan, et kell on juba saanud täis tund, ma jõuan veel ühe küsimuse võtta. Kui kellegi küsimus jäi mul vastamata, siis ma teen seda kindlasti päeva jooksul. Aga ma võtan ühe küsimuse veel. Kas olete analüüsinud ka riske, mis kaasnevad kogu taristu pilve liikumisega? Ikka olen, jah. Kõige suurem risk ongi see, et kuidas kaitsta seda kroonijuveeli, et kui kogu taristu on ühel platvormil, siis minu põhiline küsimus oligi see, et mida ma pean tegema selleks, et ma saaksin olla veendunud, et keegi ei kaaperda mul seda tenantit ära, keegi võõras ei saa sinna ligi, keegi ei saa seda rünnata, mida ma pean tegema selleks. Ja selle jaoks ongi kõik näiteks conditional access policy, võõra seadmega ilma mitmikaudentimiseta ei saa üldse meie taristusse sisse. Admin kontod on alati näiteks FidoKey'ga on üldse audenditavad, ei ole isegi mitte mingisuguse Authenticator äpiga. Alati on olemas break-glass konto, administreeriv konto, global admin break-glass konto, mille andmed ei ole üldse kuhugile talletatud digitaalsel kujul, vaid ongi päriselt ettevõtte seifis, nii-öelda on see FidoVõti ja parool olemas. Et need on nagu selle pilvekeskkonna kaitsmine käibki see, et ma pean nendest võtmetest väga tugevalt kinni hoidma. Aga mind rahustas näiteks see, et kui ma saan teha offsite backup'i, see rahustas mind ka veidikene maha. Et jah, sellel peab olema taustal ka disaster recovery plan, et mis siis juhtub, kui juhtubki see kõige hullem asi, mida siis teha, kuidas ettevõte sellest taastub. Aga see on kõik, kui neid nagu riske kõva häälega välja öelda, adresseerida, siis on juba ka hästi lihtne nagu ka nendele lahendused alla leida ja võttagi kasutusele parimad praktikad ja siis elada rahuliku teadmisega. Vot, sellega ma tõmban nüüd praegu korraks joone alla. Aitäh teile kuulamast, aitäh küsimuste eest. Ma loodan, et minu kogemus andis ka inspiratsiooni ja kui ongi küsimusi või näiteks tahaksite teada, kuidas Prevent saab teid aidata, siis prevent.ee või siis kirjutage info@prevent.com ja me suurima hea meelega mõtleme kaasa ja pakume moodsaid ja ägedaid lahendusi. Aitäh teile kuulamast ja järgmise korrani.